Kui palju sa filme vaatad? Ma vaatan päris palju filme tegelikult. See on Johannes ja ta vaatab päris palju filme tegelikult. Ja need on 3 parimat kihutamistseeni tema arvates. See on filmi peategelane, ta nimi on filmis Baby ja ta on siis nii-öelda pahadele Getaway Drivers. See on hea koht nüüd. Lähme. Aga ei, tagurpidi. Miks ta oli võinud see auto kohe õiget pidi olla? See on filmi alguse tseen ja see on kohe niimoodi actionit täis. See kohe näitab ära, milline see film on ja tahadki aru saada, mis seal toimub. See on nüüd üks parim koht siin. Et miks ta ei võinud sealt niimoodi rahulikult jõnksuga mööda minna, ta pidi ikka niimoodi uhkelt siis minema täiesti tagurpidi, ja siis kõik surnuks ehmatama ja siis ilusti edasi käima. Efektne vähemalt selles suhtes. See on lahe film lihtsalt. See on siis järgmine koht, mis on minu arust natuke huvitav, et politsei üritab teda siis peatada, viskavad talle siili tee peale, aga mida see vend mõtleb? Lööb neid eest ära, et mõtlesin, kas see on üldse võimalik niimoodi, aga no, oletame, et on. Ja ongi põgenetud. Üks asi, mis oli minu jaoks natuke imelik, et nad lihtsalt jätsid selle põgenetud auto nagu maha lihtsalt sinna. Et kuidas ta enne seal tantsis mingi lõi vastu ust oma käega ja sõrmejäljed igal pool. Et see oli natuke imelik minu jaoks, aga ta sõidab seal filmis siis selle Subaru Impreza, ma eeldan, et see on VRX. Nendel on jõudu küll, et asfalti peal niimoodi kerida. Ma olen suht kindel, et see on reaalselt võimalik ka, mis ta seal tegi. Et isegi need hääled on minu arust suht paigas. Ei saa ju autotseene vaadata ilma, et ei räägiks ühest kiirete ja vihaste filmist. Ma arvan, et see on see film, mis mind pani üldse nagu mõtlema midagi drifti kohta ja seda armastama nii öelda. See koht on sellest, et ühe driftikunni sõber oli teda reetnud ja siis nad üritavad teda nüüd taga ajada ja ma ei tea, kätte maksta või midagi. Autod on väga efektsed. Kõik on mingi võimalikult ära riisitud nii öelda, et oleks lahe drifti sõita. Hey, yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? Aga see näeb väga äge välja. Kuidas see filmitud on kõik, et see kiirus tundub siuke, et nad lasevadki lihtsalt hulluna. Kõik teavad, et kurvist nagu liikumise viis drift ei ole just kõige kiirem asi. Efekti mõttes ta näeb lahe välja, et põgeneda võiks ikkagi otse sõita minu arust.
niimoodi päriselt linna vahel ma ei sõida ja ma arvan, et ma ei saaks hakkama niimoodi. Eestis ma usun, et see poleks nagu tipptunnil, see kindlasti oleks võimalik niimoodi sõita, aga võib-olla kui keset tööd sa võid proovida küll linna vahel külge lasta. Tähendab, ei või, selles suhtes see on illegaalne. Ma olen näinud talvel küll, kuidas inimesed lähevad oma kolmestega risti igas võimalikus kurvis linna vahel on ju. Ma arvan, et keegi saaks suvel ka sellega hakkama. Neid driftiauto, see peaks päris driftikas olema lihtsalt. Ma arvan, et keegi oma Bemmi-roimaga 1.6-ga seda päris ei tee. Whoa. Are you okay to drive? A minute ago you were dead. What are you talking about? Ma valisingi sellepärast, et mulle Bemmid väga meeldivad ja This is not gonna end well. See on üks väga ilus BMW M3 lihtsalt, mida nüüd väga julmalt ära retsivad. Ajavad siis taga mingid paha, kes muidugi sõidab seal motikaga nagu ikka võimatud missioonides. Seda kohta on lihtsalt natuke valus vaadata, et ilus auto ja siis... Ai. Sõiduoskused on nii kitsa tänava kohta ikka meeletult head, kui ta seal siukse hooga üritab veel põgeneda motikate eest ka, millel on kindlasti eelis sõita siuksel tänaval. Here they come! What are we gonna do? Siuksed tseenid panevad alati mõtlema, et nad sõidavad neid autos igat pidi puruks, aga miskipärast midagi ei juhtu ja panevad tuimalt edasi. See auto oleks juba ammu maha kantud, aga noh. Hang on! Natuke ikka on kahju vaadata, kuidas siuke auto puruks sõidetakse. Valus on ikka näha, aga samas selles suhtes, ma ei tea, ikka juhtub. Sõidan ise ka vahel autosi puruks ja... Okei, aga proovime selle kuidagi välja siis saada ja siis... Ikka juhtub. Aga nüüd sulge korra silmad ja ürita ette kujutada ühte eriti võimatut kihutamistseeni. No, interneti arvates võiks see olla just see. Kas ta ajab rullikatega autot taga või? Okei. Okei. See on huvitav. Ma ei saa mitte midagi ära, mis seal toimub. Mis autod need üldse on ja miks nad plahvatavad?
väga halb. See reaalsuse protsent oli seal üpriski madal, ütleme nii. Ta oli efektne, nagu seal oli kõike, seal oli kiirust ja plahvatusi ja rulluiske. Millest siis koosneb üks hea kihutamisstseen? Ma arvan, et kõige tähtsam on, et ta nagu tunduks selles suhtes võimalikult reaalne, et kas see monteerimine või kaameratöö suudaks edasi anda selle kiiruse tunde, nagu et sulle tundukski, et nad päriselt lähevad autoga ülikiiresti. Pluss mootori hääled peavad õiged olema. Fucking hell! Paneme selle siia kõrvale nii kauaks.